Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me debo. Y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Kõik teed viivad Rooma, nii võiks tänase videoloo sisse juhatada. Oleme päikesepaistelises Itaalia pealinnas Roomas. Minu selja taga laiub Kolosseum, kus omal ajal gladiaatorite võitlusi peeti. Kunagi aegade hämaruses 7 mäekünkale asutatud Roomas elab üle 3 miljoni inimese. Sama palju kui inimesi tundub seal olevat ka autosid, mille vool ei katke hetkekski. Roomas kehtib reegel. Mida väiksem auto, seda lihtsam on linnaliikluses hakkama saada ja kergem parkida. Eriti lihtne on lühikese kahekohalise auto omanikel. Seda mahub suisa teega ristipidi parkima. Lisaks autodele ja kaherattalistele kasutatakse ka ühistransporti ohtralt. Bussid ja trammid on alati rahvast pungil, eriti tööpäeviti. Kõige kiiremini saab liikuda ka metrooga, kus rongid umbes 5-minutiliste pausidega sind vajaliku jaama toimetavad. Meeldivat elevust ja äratundmisrõõmu tekitavad Rooma tänavatel kasvavad sidrunipuud või käeulatusse jäävad mandariinid, mida Eestis oleme harjunud vaid poelettidel nägema. Jah, kliima toetab siin igati vitamiinirikaste puuviljade kasvu ja turult ostetuna maitsevad need värsketena oi kui head. Roomas on palju tänavakaupmehi, kes üksteise võidu püüavad oma kaupa ihaldusväärseks rääkida. Suveniiride kioskeid, nii statsionaarseid, kärude peal kui suisa iseliikuvaid jätkub kõikjale. Seinataldrikud, postkaardid, mustmiljon erinevat kujukest, teesärgid, võtmehoidjad, õlasallid, kruusid. Ka lastesõber Pinocchio on Itaalia suveniiritööstuse vankrile hüpanud ja näitab enda parimaid külgi. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de provecho del viento rápido me llevo. Y me hizo ir a volar en el cielo infinito. Itaaliasse tasub minna juba ainuüksi toidu pärast. Öeldakse, et maal, kus kasvavad viinamarjad, osatakse ka hästi süüa teha. Pasta ja pizza on Itaalia köögis sama loomulikud kui meil näiteks kartuli söömine. Restaurantes on alati laual ka salatite maitsestamiseks oliiviõli ja veinijäädikas, mida saab endale sobivas koguses toidule valada. Ja mis seal salata? Itaalia toidu juurde sobib imehästi ka klaas kohalikku veini, punast või valget. Seda siis vastavalt sobivusele ja soovile, mis lausa kannust lauale toimetatakse. Tänavarestoranide read on Roomas kilomeetrite pikkused. Igaüks leiab kindlasti nende hulgast endale sobiva. Oleme jõudnud Vatikani maailma väiksemasse linnriiki, mis asub Rooma südames. Siin elab natukene üle 800 inimese, kes mahuvad ära 0,44 ruutkilomeetrile. Samas hoones resideerub ka praegune Rooma paavst Benedictus. Lähme vaatame, kas meid sinna sisse kalastakse. Pikk järjekord, mis sai ringikujuliselt Püha Peetri väljakult alguse ja viis Vatikani Püha Peetruse basiilikasse, möödus üllatavalt kiiresti. Järjekorra põhjuseks oli turvakontroll, põhjalik nagu lennujaamas, kus kõik kaasas olev valgustusmasinast läbi sõidutati. Turistide ja palverändurite vool ei lakka siin aga mitte kunagi. Ilma järjekorrata Vatikani valdustesse pääsemine oleks sama suur ime nagu Jeesus Kristuse taassünd. 1929. aastast Itaalia koosseisus eksisteeriva Vatikani Püha Peetruse basiilika alla katakombidesse on maetud 91 valitsenud paavsti. Peetri kiriku kupli kõrguseks on aga aukartust äratavad 136,5 meetrit.
Samas pühapaigas asub ka eelmise paavsti Johannes Paulus II haud, mille esine oli pidevalt rahvast tulvil. Kui külastust Püha Peetruse katedraali pakuti täitsa tasuta, siis Vatikani muuseumisse pääsemiseks pidi lunastama pileti 15 eurot inimese kohta. Võib öelda, et see investeering tasus ennast kuhjaga ära. Pikad galeriid ja suursugused ruumid, kuplilised katused, marmorist kujud, paljud tuttavad ajalooraamatutest ja kooliõpikutest, aga siin sinu ees originaalina. Vaata vaid ja imetle. Kuulus pühapaik Sikstuse kabel, kus valvurid aeg-ajalt märku annavad palvega vaiksemalt olla, kui kultuurišoki saanud turistide sumin suuremaks läheb. Michelangelo enda poolt maalitud seinad ja laed. Tuhandetel monumentide ja freskodel rulluvad lahti kogu piibel ja roomlaste elu. Lisaks sellele, et Roomas on päeval palju uudistada, jagub vaatamisväärset ka öösse. Näiteks romantiliseimat Trevi purskkaevu tasub vaatama minna just õhtul. Nagu näete, on siia kogunenud ka kenake rahvahulk, kes münte üle õla loobivad purskkaevu suunas. Legend räägib seda, et kes mündi on üle õla juba visanud, siis see kindlasti ka tagasitee Rooma leiab. Ja Rooma tagasisoovijaid, nagu näete, leidub. Põhjamaalasele pakuvad silmailu ka siivakate kruuskede asemel kõrgustesse pürgivad üksikud palmid tänavapildis ja parkides. Tänavamuusikud, kunstnikud, akrobaadid ja muidu naljamehed, kes tänavatel rahvast lõbustavad, ei ole enamjaolt Itaalia päritolu. Meie lühivisiit siin Itaalias hakkab läbi saama. Rooma tasub tulla kõigil, kellele meeldib ajalugu, kunst ja kultuur. Vaatamist siin igatahes jagub ja mitte ainult 1 päevaks. Ja loomulikult see kaunis päikesepaiste. Nii et kõik teed viivad Rooma. Arrivederci Roma. Goodbye, si ritrova a pranzo a Squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Mis mehed te olete? Mingist Eesti raadiost või mingist? Rõuge televisioon. Rõuge televisioon. Ui, Rõuges on ka nüüd televisioon. Se rivede a spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto